Tere tulemast hommikupalusele. Täna hommikupalus toimub Mustamäe vabakogudusest. On täpsem nimi Mustamäe kristlik vabakogudus, mis on siin Mustamäe tee ääres. Ja siin täna on ka Tallinna vaimulike kohtumine, mille pärast ma siis siin täna olen. Täna mul on abiks ka abipolitseinik, abikaplan Ivo Käsk Islandil. Tema siis jagab täna vaimulikku sõnumit. Aga alguseks ma loen piiblist kirjakoha. See kirjakoht on õpetussõnadest 15. peatükk. Õpetussõnad on kirjutanud siis kuningas Saalomon, keda piibel toob esile kui inimestest kõige targemat inimest maa pealt peale Jeesuse, kes oli ka. Ja ma loen siit: rahulik vastus vaigistab raevu, aga haabav sõna õhutab viha. Tarkade keel teeb tundmise heaks, aga alpide suu laseb voolata rumalust. Issanda silmad on igas paigas, valvates kurja ja häid. Keele mahedus on elupuu, aga selle valelikkus murrab vaimu. Piibel räägib mitmes kohas keelekasutusest ja ka sellest, et meie keelekasutus ehk siis sõnad, mida me kasutame, näitab, mis toimub siis meie südames. Ja sellega me nagu väljendame, mis on meie sees. Ja tänane kirjakoht tõi esile selle, et rahulik vastus vaigistab raevu. Et kui me rahulikult räägime, rahulikult vastame pinge olukorras, siis see vaigistab seda pinget ja raevu. Nii on meil võime luua keelega rahu ja kui me rahulikult räägime ja rahulikult vastame. Piibel Galaatlaste kirjas toob esile, mis on Jumala vaimu viljad. Seal on mitu vilja välja kirjutatud, seal algab Jumala vaimu viljad on armastus, rõõm, rahu. Nii on neil võimalik siis Jumalat paluda, et Jumal täidaks meid oma vaimuga, oma rahuga. Me suudaksime ka pingelistes ja keerulistes olukordades vastata rahuga ja olla ise rahulikud. Need on siis need algusmõtted, mida jagasin. Siit edasi laulame laulu, esimene laul on Tulge kõik. Tulge kõik on siis kuulsa ansambli laul või loodud laul, Sõnajalad. Ja Sõnajalad olid 90-ndatel väga populaarsed. Ma saan, nad ületasid kõiki edetabeleid ja nende kassette müüdi niimoodi, et järjekorrad olid väga pikad. Aga laulame siis Tulge kõik. Tulge kõik, see, kes vaid tahab, tulge kõik, see, kel pole raha, tulge kõik, vaesed ja rikkad üheskoos. Tulge kõik, vangid ja vabad, tulge kõik, Jeesus nüüd jagab kõigile hinnata elu. Igavese elu, kui sul on janu, sa tule nüüd. Sa leia tooja, igavese isa, tulge kõik, tulge ta juurde kõik. Tulge kõik, maailma arvud, tulge kõik, rõõmsad ja kurvad, tulge kõik, haiged ja terved üheskoos. Tulge kõik, noored ja vanad, tulge kõik, Jeesus nüüd jagab kõigile hinnata elu veel. Sa leiad taeva igavese elu, kui sul on janu, sa tule nüüd. Sa leiad tooja, igavese isa, tulge kõik, tulge ta juurde kõik. Tulge kõik, õnnetud paarid, tulge kõik, pettunud staarid, tulge kõik, tuntud ja võõrad üheskoos. Tulge kõik, miksa veel magad, tulge kõik, Jeesus nüüd
ööd jagab kõigile, hinnata elu eest. Sa leiad taeva igavese elu, kui sul on janu, sa tule nüüd. Sa leiad looja igavese isa, tulge kõik, tulge ta juurde kõik. Nii, siuke hea laul, kus siis laulusõnad kutsuvad meid järgima Jeesust. Võtame järgmiseks lauluks Au su nimele, maal misti külluslik. Au su nimele, maal misti külluslik, kus voolab su rikkus kõik. Au su nimele, kui ka satuksin kõrbesse, kui ka kõnniksin surmade. Au su nimele, iga õnnistuse eest ma issand kiidan sind. Kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan nii. Austus sinu nimele, au su nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Au su nimele, kui paitab su päikene, kui kõik maailm on nii, kuis peab. Au su nimele, au su nimele, ka siis, kui tee on nokkane, kuigi ohver mul maalu teeb. Au su nimele, iga õnnistuse eest ma issand kiidan sind. Kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan nii. Austus sinu nimele, au su nimele, austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Nii, saage laulda ja siit edasi jagab meile sõna siis Ivo Käsk. Palun, Ivo. Tere hommikust. Mõelgem täna tuttavale loole päikesest ja tuulest. Ja päike ja tuul vaidlesid, kumb neist on tugevam. Ja vaidluse ajal märkasid nad rändurit, kes kandis paksu sooja jopet. Ja nad otsustasid oma jõudu proovile panna. Ja tuul ütles, pane tähele, ma suudan selle mehe panna sinust kiiremini oma jopet seljast võtma. Ja tuul sai esimesena proovida. Ja ta puhus kogu oma jõuga. Aga mis siis juhtus? Mida tugevamini tuul puhus ja tormas ja möllas, seda kõvemini mees oma jopest kinni hoidis, kahe käega oma hõlmat koomale tõmbas. Ja tuule jõuline pingutus tõi hoopis vastupidise tulemuse. Ja siis oli päikese kord. Päike tuli välja, ta ei karjunud ega surunud, ta lihtsalt säras. Ja tema soojus toimis vaikselt, aga kindlalt. Peagi tundis rändur, et on palav, ta tundis mõnusat soojust, ta lasi oma jopehõlmad valla, varsti võttis ta selle koguni seljast ja sammus nõnda edasi. Ja see lihtne lugu illustreerib seda põhimõtet, millest ka Priidu luges piiblist õpetussõnade raamatust, kus oli kirjas, et leebe vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha. Me näeme seda ju sageli kõik oma suhtlemises. Rahulik vastus suudab pingeid maandada ja palju tõhusamalt kui igasugune jõuline lähenemine. Meie igapäevatöös ka paljud ametnikud politseis on kutsutud olema tihti nagu tuul, tegutsema kiiresti, kindlalt, nii nagu olukord seda nõuab. Kuid on hetki, kus teistsugune lähenemine annab palju parema tulemuse. Ja mõelgem olukordadele, kus me püüame maandada pinget, kus me püüame luua usaldust kogukonnas või me püüame suhelda kolleegiga, kellel on teistsugune vaatenurk.
või oleme ühes neist paljudest olukordadest oma enese pere või lähiringis. Ja tarkus seisneb selles, et mõista, millal on vaja jõudu ja millal on tõhusam kasutada teistsugust mõju. Ja see on oskus eristada, milline lähenemine viib parima tulemuseni, koostööni, lahenduseni. Ja mõnikord pole kõige võimsam tööriist mitte vali hääl ega tugev surve, vaid rahulik kohalolek, kuulav kõrv või tasakaalukas vastus. Piiblis Uues Testamendis Jaakobuse kirjas on kirjutatud niimoodi, et rahu tegijad külvavad rahus õiguse vilja. Ja see ei tähenda passiivsust, pigem on see strateegiline lähenemine. See on ju mõistmine, et erinevad olukorrad nõuavad erinevaid lähenemisi. Kui me täidame oma ülesandeid, siis meenutagem seda piibli tarkust. Aastaid tagasi noore ja tulisena oli mul arenguvestlus oma ülemusega nii-öelda siis ja meil oli selline väga tuline plahvatuslik tüli arenguvestluse käigus ja põhimõtteliselt olin mina selle aktiivsem pool. Ma olin väga rahulolematu ja andsin sellest kõvasti teada. Ja sellisel lähenemisel oli potentsiaal mõjutada väga halvasti minu edaspidist tööd. Ma rääkisin sellest tulisest vahejuhtumist hiljem inimesele, kes tegi mulle coachingut, eesti keeli öeldakse ka coachingut. Ja tema andis mulle tollel korral peale seda, kui oli suurte silmadega minu juttu ära kuulanud, 3 konkreetset näpunäidet. Ja viimane tema näpunäide oli väga palju tähenduslik. Ta ütles mulle, Ivo, mine koju. Otsi endale Dale Carnegie raamat, kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi ja loe see läbi. Ma ütlesin, selge. Siin on mõned inimestega suhtlemise põhitõed Dale Carnegie'lt. Ja mul on neis asjades veel väga palju areneda. Ja need on ära kritiseeri, süüdista ega kaeble. Tunnusta inimesi ausalt ja siiralt. Tunne siirast huvi teiste vastu. Naerata. Ole hea kuulaja. Julgusta teisi endast rääkima. Mitte siis minust endast, vaid neist endast. Räägi teiste inimeste huvidest. Või siis teise inimese huvidest, kellega räägime. Pane teine inimene tundma end olulisena ja tee seda siiralt. Parim viis vaidluse võitmiseks on seda üldse vältida. Austa teise inimese arvamust. Ära kunagi ütle, sul ei ole õigus. Kui sul ei ole õigus, siis tunnista seda kiirelt ja siiralt. Lase teisel inimesel palju rääkida. Püüa ausalt näha asju teise inimese vaatenurgast. Ole kaastundlik teise inimese soovide ja ideede suhtes. Need inimesed, kes peavad tänaval tuulena reageerima, ei saa muidugi kasutada kõiki neid põhimõtteid kõigi juures, keda nad kohtavad. Aga saab neid põhilisi. Nii palju kui võimalik arvestada inimeste tunnetega. Olla rahulik, hoiduda ähvardavast ja agressiivsest hoiakust, sest rahu võib olla ükskõik millises olukorras nakkav. Ja nii palju kui võimalik kasutada viisakat ja lugupidavat keelt isegi siis, kui teine inimene seda ei tee. Ja soovin nende mõtetega meenutada neid parimaid põhimõtteid ja innustada neid rakendama. Olgu need siis inimesed, kellega tegeleme, meie pereliikmed ja soovin, et meil oleks edukas päev. Võites sõpru ja mõjutades inimesi. Aitäh! Aitäh, Ivo, selle hea sõna eest. On jäänud veel laulda meil üks laul, Vaata mind, issand sa. See laulu palve on, et Jumal nüüd oma vaimuga täidaks ja laulame. Vaata mind, issand sa, täida püha vaimuga. Legitse mu südame üha uuesti. Lase mul issand sa
mind, issand sa. Selline vahva laul. Vahepeal on keeruline kohe õigeid kohti leida, et sõrmed ära mahutada keelte vahele. Ja kui ei mahu keele vahele ära, siis tuleb viga sisse. Teeme nüüd meisa palve, mille Jeesus on meile õpetanud ja jääme palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev, anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja olgu meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.